Armsad sõbrad, kätte on jõudnud esimene pühapäev pärast nelipüha, mida meie traditsioonis pühitsetakse kui kolmainu Jumala püha. Nagu nimi ütleb, mõeldakse sellel päeval Jumala olemuse suurele müsteeriumile, sellele, et on üks ja ainus tõeline Jumal, aga kolmes isikus, isana, pojana ja püha vaimuna. See ei ole mitte ainult abstraktne tõde, vaid see on midagi äärmiselt eluliselt vajalikku meile kõigile, sest see ütleb meile, et Jumal, kellesse me usume, kes on meid loonud, ei ole mitte kauge ega osavõtmatu, vaid see on tema ise, kes on saanud inimeseks Jeesuses Kristuses ning see on tema ise, kes püha vaimu läbi elab meie sees. Selle pühapäeva vanakiriklik algussalm algab nõnda. Kiidetud olgu püha kolmsus ja jagamatu ühtsus. Tänagem teda, sest ta on osutanud meile oma halastust. Ta on kinkinud meile oma halastuse, oma helduse, oma headuse, oma armastuse täiuse. Pühimaa kolmainsuse suurim saladus, nii-öelda, mis on saanud avalikuks, ongi see, et ta on armastus. Ta armastab meid ja on meid armastanud nii väga, et isa on andnud oma ainusündinud poja, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Need sõnad me leiame Johannese evangeeliumi 3. peatüki 16. salmist. Meie tänaseks evangeeliumiks on aga need salmid Johannese 3. peatükis, mis sellele 16. eelnevad. Niisiis Johannese evangeeliumi 3. peatüki salmid 1–15. Ja kuigi tegemist on väga pika tekstiga, ma loen selle teile ikkagi tervenisti ette. Aga variseride hulgas oli inimene nimega Nikodeemus, üks juutide ülemaid. Ta tuli ühel ööl Jeesuse juurde ja ütles talle: Rabi, me teame, et sa oled Jumala juurest tulnud õpetaja, sest keegi ei suudaks teha neid tunnustähti, mida sina teed, kui temaga ei oleks Jumal. Jeesus vastas talle: tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki. Nikodeemus ütles talle: kuidas saab inimene sündida, kui ta on vana? Ega ta saa ju minna tagasi oma ema üska ja teist korda sündida. Jeesus vastas: tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Lihast sündinu on liha ja vaimust sündinu on vaim. Ära imesta, et ma sulle ütlen, te peate sündima ülalt. Tuul puhub, kuhu ta tahab ja sa kuuled ta häält, kuid ei tea, kust ta tuleb ja kuhu läheb. Niisamuti on kõigiga, kes on sündinud vaimust. Nikodeemus kostis: kuidas see on võimalik? Jeesus vastas talle: sina oled Iisraeli õpetaja ja ei tea seda. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, meie räägime, mida teame ja tunnistame, mida oleme näinud ja ometi ei võta teie meie tunnistust vastu. Te ei usu mind juba siis, kui ma räägin maistest asjadest. Kuidas te usuksite siis, kui ma teile räägiksin taevaseid asju? Ja ometi ei ole keegi läinud üles taevasse peale inimese poja, kes on tulnud taevast alla. Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendatama inimese poeg, et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. Nii nagu me kuulsime, on siin tegemist kahe kõnega,
ühe inimese, ühe variseri, juutide ülema nimega Nikodeemos ja Jeesuse vahel. Nikodeemuse tõid Jeesuse juurde need tunnustähed, mida ta oli Jeruusalemmas olles teinud ja mida paljud inimesed nägid ja mille tõttu, nagu Johannes ütleb oma evangeeliumi 2. peatüki lõpul, paljud neist hakkasid temasse uskuma. Küllap siis Nikodeemos oli üks nende hulgast, kes oli hakanud Jeesusesse mingil kombel uskuma, aga samal ajal ei tulnud ta mitte ainult enda nimel, vaid ta tuli ka teiste esindajana, nende samade variseride või suurkohtu liikmete esindajana. Kui ta Jeesuse poole pöördub, siis ta teeb seda meie vormis. Aga läheme kõigepealt selle Jeesusesse uskuma hakkamise juurde, millest Johannes kõneleb. Paljud, kes nägid tema tunnustähti, hakkasid temasse uskuma. On täiesti selge, et nende inimeste usk oli küll mingil kombel olemas ja mingil kombel seotud Jeesusega, aga see ei olnud täiuslik. See oli kaugel täiuslikkusest. See ei olnud usk temasse kui Messiasse, temasse kui Jumala inimeseks saanud pojasse, päästjasse, lunastajasse, õnnistegijasse. See oli täpselt selline usk, nagu Nikodeemos ütles, keegi ei saa teha neid tunnustähti, mida Jeesus teeb, kui temaga ei oleks Jumal. Järelikult Jeesusega tõenäoliselt on Jumal. Ent kuigi see usk oli kaugel täiuslikkusest, oli see siiski midagi ja me näeme, et Johannese evangeeliumis üldse kuidagi ei halvustata ega alavääristata nende inimeste usku, kes usuvad tunnustähtede pärast. Lihtsalt tihtipeale vihjatakse, et see ei ole veel kõik. Nii nagu Jeesus ütles pärast ülestõusmist ka Toomale, sa usud, sest sa näed või oled näinud, aga õndsad, tõeliselt õndsad on need, kes usuvad, isegi kui nad ei näe. Nemad tõepoolest usuvadki päriselt, sest nad ei näe, aga sellegipoolest nad on kindlad, et see, mida Jeesus ütleb, on tõde, see, mida ta teeb, on Jumala töö ja tema ise on mitte lihtsalt Jumala juurest tulnud, vaid Jumala ainusündinud poeg, kes on üks oma isaga ja on tulnud, et viia lõpule tema töö, täita tema tahtmist. Aga ka selline usk, mis saab alguse tunnustähtedest, on ikkagi midagi rohkemat kui täielik usu puudumine. Ja eks nii peaksime ka meie suhtuma inimestesse, kes tulevad oma kahtlustega ja oma küsimustega, isegi oma kõhklustega meie juurde midagi Jumala kohta, Jeesuse kohta küsima. Me peaksime hoiduma kõigiti nendesse üleolevalt suhtumisest, nende naeruvääristamisest, sest et ega me ise ei ole tegelikult väga palju teistsugused. Jah, me ütleme, et me usume, meil on mõnel kindlam, mõnel ehk isegi mitte nii kindel usk, aga ikkagi usk Jeesusesse, Kristusesse kui tõelisse Jumalasse, meie loojasse, lunastajasse, meie päästjasse. Aga ikkagi, kas pole mitte meiegi jaoks nii palju sellist, millest me päriselt aru ei saa ja mille kohta meil on endiselt väga mitmesuguseid küsimusi. Igal juhul ka selline usk nagu see, millega tuli Jeesuse juurde Nikodeemos, on midagi head, see on midagi väärtuslikku, sest et see annab inimesele võimaluse just nimelt Jeesuse juurde tulla, tema käest küsida, teda tundma, õppida, ennast tema sõnal ja ta vaimul puudutada, valgustada, pühitseda ja juhatada lasta. See on algus ja see on hädavajalik algus. Ükskõik,
mida me tahame saavutada, kuhu me soovime jõuda, algus on ju alati hädavajalik. Nagu öeldakse, ka 1000-miiline teekond algab ikka esimesest sammust. Niisiis oli Nikodeemos üks nendest inimestest, kes olid kuidagi hakanud Jeesusesse tema tunnustähti nähes uskuma. Ta tuli Jeesuse juurde küllap oma isiklike küsimustega, küllap ka kahtluste ja kõhklustega, nii nagu ma juba mainisin, aga ka teisi neid samu varisere ja juutide ülemaid või suurkohtu liikmeid esindades. Ja ta õigupoolest justkui ei küsigi midagi Jeesuse käest, vaid ta konstateerib, et kuna Jeesus teeb selliseid tunnustähti, siis peab temaga olema Jumal. Sellesse aupakliku tervitusse on muidugi küsimus ikkagi peidetud. Küsimus, et kes see Jeesus siis tegelikult on, kelle ta ütleb enda olevat ja kust ta tuleb. Tõepoolest, kes ta selline on? Võiksime veidi nagu halvustava tooniga lisada, et kelleks ta ennast peab. Ma ei usu, et Nikodeemosel oli selline halvustav toon, aga küllap see võis olla mõnedel nende hulgast, kes olid Nikodeemose volitanud enda nimel Jeesuse juurde minema. Kes see õige selline on? Mida ta endast arvab? Kelleks ta ennast peab? Et ta tuleb ja selliseid tegusid teeb ja selliseid sõnu kõneleb. Tuletame meelde, ta oli alles veidi varem ajanud Jeruusalemma templist välja kaubitsejad, oli templi puhastanud ja öelnud, et lammutage see tempel ja ma ehitan ta üles 3 päevaga, viidates nõnda oma surmale ja ülestõusmisele. Aga kindlasti oli palju inimesi, kes võisid seda võtta sellise tühipalja suurustamisena. Kes ta selline siis ikka on? Muidugi Jeesus ei olnud mingisugune suurustaja. Sest et need tunnustähed, mida ta tegi, need tõepoolest kinnitasidki, et temaga on Jumal. Kinnitasid veel palju enamat, kinnitasid seda, et ta on ise inimeseks saanud Jumal, aga sellest ei olnud Nikodeemosel muidugi aimu. Selles osas ei olnud tal mitte mingisugust selgust. Ja sellega on Nikodeemos sarnane väga paljudele inimestele ka tänapäeval. Ka tänapäeval on inimesi, kes hea meelega tunnistaksid Jeesust õpetajana, isegi imetegijana, eeskujuna, aga kes on kaugel sellest, et mõista, et tegemist on inimeseks saanud Jumalaga, pealegi sellise inimesega, kes on andnud ennast lepitusohvrina meie kõikide eest ja kelle arm, kelles teostuv õigeks mõistmine on meie ainus võimalus pääseda patust, surmast, kurjast ja hukatusest. Nikodeemos tuli, nagu paljud inimesed tulevad, uudishimuga, aga siiski väga piiratult selles mõttes, et ta ei olnud sugugi valmis tunnistama Jeesust enamaks kui lihtsalt üks eriline Jumalale lähedal seisev inimene. Jeesus ei andnud Nikodeemosele päris otsest vastust, kindlasti mitte sellist, nagu Nikodeemos ootas. Õigupoolest Jeesus pööras Nikodeemose küsimuse ümber. Jeesus on see, kes ta on Jumala ainusündinud poeg, ta on isa sõna, kes on saanud lihaks, ta on meie lepitaja, patuste päästja, maailma õnnistegija. See ei ole üldse mingi küsimus. Küsimus on hoopis selles, kas inimesed ise on need sellised, kes on võimelised Jeesuse sellena, kes ta on, ära tundma ja vastu võtma. Tõeline küsimus on see, kes oleme meie,
Jeesuse sõnu kasutades, mida ta kohe siin Nikodeemusele rääkis, kas me oleme maised või taevased, kas me oleme sündinud lihast või vaimust, kas me oleme liha või vaimu lapsed. Ja siit tulenevalt ka, kas me oleme vale või tõe lapsed, kas me oleme pimeduse või valguse lapsed, kas me oleme surma ja hukatuse või elu ja igavese õndsuse pärijad. See, kes on Jeesus, on selge. Ta on Jumala inimeseks saanud poeg. Aga kes oleme meie? Kui Jeesus ütleb, et ükski, kes pole sündinud ülevalt, veest ja vaimust, nagu ta lisab, ei või näha Jumala kuningriiki ega sinna sisse pääseda, siis see tähendab ka, et mitte ükski inimene, kes ei ole sündinud ülevalt veest ja vaimust, kes ei ole vaimu laps, mitte ükski selline inimene ei saa, ei ole võimeline tundma Jeesust sellena, kes ta tõeliselt on. Püha Paulus ütleb oma esimeses kirjas korintlastele, et ükski ei suuda öelda, Jeesus on issand, muidu kui pühas vaimus. Veest ja pühast vaimust sündimine teostub muidugi ristimises, mis tuleb võtta vastu Jumala enda poolt kingitud usus. Jeesus ütleb ju, et kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka. Selleks, et tunda Jeesust sellena, kes ta on, peame olema sündinud uuesti, sündinud ülevalt veest ja vaimust, see tähendab, peame olema ristitud ja peame uskuma, et ta on Kristus, Jumala poeg, meie õnnistegija, meie lepitaja, kelle nimes meil on igavene elu. See usk on aga Jumala kingitus. Ta kingib selle meile oma püha vaimu läbi. Täpselt nii, nagu ütleb Martin Luther väikses katekismuses. Mina usun, et ma ei suuda omaenda arust või jõust Jeesusesse Kristusesse, oma issandasse uskuda või tema juurde tulla, vaid püha vaim on mind evangeeliumi läbi kutsunud, mind oma andidega valgustanud, õiges usus pühitsenud ja hoidnud, nii nagu ta kutsub, kogub, valgustab, pühitseb kõiki kristlasi maa peal ning hoiab neid Jeesuse Kristuse juures ainsas õiges usus. Niisiis mitte meie oma jõust, vaid Jumal oma püha vaimu läbi on see, kes kingib meile usu, kes sünnitab meid uuesti, nii et me ei ole mitte enam lihalapsed, vaid oleme ülevalt sündinutena vaimulapsed, Jumala lapsed, kelle päralt on kõik tema tõotused ja igavene elu. See usk, mille Jumal meile püha vaimu läbi kingib, ei ole aga mitte lihtsalt usk Jumala olemasolusse, nii nagu paljud inimesed arvavad, et see on üldse peamine küsimus, kas Jumal on olemas või ei ole. Ei, see tõeline usk ei ole mitte pelgalt usk Jumala olemasolusse, vaid see on usk Jumalasse sellena, kes ta on. See tähendab, tulles nüüd tagasi tänase püha juurde, usk kolmainu Jumalasse, isasse ja pojasse ja pühasse vaimusse, kes on meid loonud, kes on meid lunastanud, kes on meid uuesti sünnitanud ning kes meid jätkuvalt valgustab, pühitseb, hoiab, juhatab ja elustab, nii nagu lugesime katekismusest. See on tõeline usk. Usk kolmainu Jumalasse ja usk Jeesusesse Kristusesse, tõelisse Jumalasse ja tõelisse inimesse, kes on meid lunastanud, kes on meie pärast inimeseks saanud, kes on meie eest
meie pattude lepitamiseks ristil surnud, kes on, nagu ta ise ütleb selles tänases evangeeliumis, sarnaselt sellele, kuidas Mooses ülendas kõrbes vaskmao ülendatud Golgata ristile, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Tuletame seda Vana Testamendi lugu meelde. Iisraeli leeri ründasid mürkmaod, paljud surid ja Jumal käskis Moosesel valmistada vaskmao ning panna see ridva otsa, nii et kui kedagi oli madu salvanud, aga ta vaatas selle vaskmao peale, siis Jumal päästis selle inimese hukkumast. Mille pärast? Sellepärast, et ta usaldas Jumala sõna, Jumala tõotust, et ta pani oma usu tema peale. Mitte see vaskmadu ei teinud inimesi terveks, ei päästnud surmast, vaid Jumal. Jeesus võrdleb ennast selle vaskmaoga, aga muidugi ta on palju enam kui vaskmadu. Tema ongi inimeseks saanud Jumal, kellele vaadates, kellele kui meie eest risti löödule surnule ja surnuist üles tõusnule vaadates, oma usku tema peale pannes, ennast tema kätte usaldades kõiges, absoluutselt kõiges, nii elus kui surmas, nii rõõmus kui valus, nii oma julguses ja kindluses kui ka oma kahtlustes. Me leiame pääsemise ja igavese elu ainult temas. Tema on tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde, see tähendab taevasse, igavesse ellu muidu kui tema kaudu. Kui meil ei ole sellist usku temasse, siis me hukkume. Aga kui me ennast selles usus Jumala armuhoolde usaldame ning kui me oleme valmis tulema ülekohtu pimedusest tema imelise valguse juurde, siis võime teada, et oleme päästetud. Siis võime teada, et meil on igavene elu. Nii nagu Jeesus ise ütleb, me ei lähe mitte kohtu alla, vaid oleme juba läinud surmast ellu. Sellise usu tahab Jumal kinkida oma püha vaimu läbi kõigile. Ja kui teie hulgas on praegu neid, kellel seda usku veel ei ole, siis teadke, ta tahab seda kinkida ka teile. Ja ta teeb seda just praegu, sest kuidas Jumal kingib meile oma püha vaimu ja usku, eeskätt ikka evangeeliumi, selle hea sõnumi kuulutamise kaudu, Jeesusest Kristusest, meie lunastajast, meie õnnistegijast. Ta teeb seda nende samade sõnade kaudu, mida te praegu kuulete. Jumal annab teile teada seda, et ta armastab teid kõiki, meid igaüht. Ta on meid nii väga armastanud, et on oma ainusündinud poja andnud. Kõiki meie hulgast. Ka sind, kes sa praegu seda kuuldes võib-olla kahtled ja ei tunne endas kindlat usku. Tea seda, usu seda, sa oled armastatud, sa oled lunastatud. Ka sinule tahab Jumal kinkida igavese elu koos endaga oma taevases kuningriigis. Ta ei ole jätnud mitte midagi selleks tegemata, vastupidi, ta on teinud kõik, sest tema ainusündinud poeg on ennast andnud, on ülendatud ristipuule, et mitte ükski meie hulgast ei hukkuks, et mitte keegi meie seast ei peaks enam kartma surma ega igavest hukatust, vaid me võiksime teada, et me oleme kindlates kätes. Jumala, meie isa, meie looja, Jumala poja, meie õnnistegija ja püha vaimu, meie hoidja, valgustaja ja pühitseja armastavates kätes.